Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Meie tänaseks teemaks on loomade parasiidid, mis võivad küll jõuda nii inimeseni kui ka tema toidulauale, kuid räägime ka sellest, kuidas selliseid riske vältida. Lisaks jagame praktilisi nõuandeid lemmiklooma omanikele ning räägime sellest, et lihtsaid hügieenireegleid jälgides võib muretult süüa nii aia kui ka metsasaadusi. Teemast annab ülevaate Labrise bakterioloogia patoloogia osakonna juhtivspetsialist Epp Moks. Head kuulamist! Tere, Epp! Tere, Anne! Alustame oma jutuga lemmikloomadest. Lemmikloomad on nagu meie pereliikmed, aga nad võivad kokku puutuda erinevate parasiitidega. Millised on Eestis kõige levinumad parasiidid, mis kassidel ja koertel võivad esineda ja kuidas nad võivad inimestele edasi kanduda või isegi meie toidulauale jõuda? Parasiite on päris palju. Et kui nüüd rääkida kogu parasiitide maailmast, siis see võtab pildi päris kirjuks. On väga väikeseid parasiite, on baktereid, on juba märksa suuremaid, on ektoparasiite, neid, kes elavad keha pinnal, on siseparasiite, neid, kes elavad keha sees. Kui nüüd rääkida lemmikloomadel kõige levinumatest parasiitidest, siis esimese asjana tulevad kohe pähe ussid. On ümarussid, peamiselt solkmed, kes on väga tavalised koertel ja kassidel. Ja siis on ka paelussid. Ning paelusside puhul saab öelda, et väga paljud neist on sonootilised, ehk siis nad võivad levida lemmikloomalt ka inimesele. Meie toidulauale jõuavad parasiidid sageli nii-öelda mustusena, ehk siis kas pesemata käte kaudu või pesemata köögiviljade kaudu. Õnneks on parasiit nakkused üpris harvad Eestis, nii et ma usun, et Eesti inimestel on üldiselt ikkagi väga hea hügieenitase ja loomulikult on meil Eestis ka väga head hügieenivõimalused võrreldes siin mõnede, arengumaadega või siis varasematega, näiteks 100 aastat tagasi olnud võimalustega. Hiljutine maasikate uuring tõstis esile alveokokk-paelussi riski. Kas ja kuidas on loomad selle parasiidi levikus olulised või kuidas näiteks lemmikloom parasiidi koju aia saaduste külge võib tuua? Loomad on selle parasiidi levikus väga olulised, sest alveokokk-paeluss levib eelkõige kiskjatega. Kiskjate sees elavad paelussid, kes paljunevad seal, nende munad satuvad väliskeskkonda peremehe roojaga ja kui roe laguneb, siis munad on pinnases vabalt. Neid ei ole näha, küll aga nad võivad liikuda vihmavee või lumesulaveega, kuival ilmal ka tolmuga. Nii et kui need paelussi munad on keskkonnas olemas, siis see võib tõepoolest olla risk toidutaimede saastumiseks. Samamoodi, et kui juhtub, et lemmikloom on nakatunud paelussiga, siis käies hädal kuskil peenarde vahel levitab ta seda parasiiti. Ja niiviisi satub siis ussi muna pinnasesse ja ka toidutaimede lähedusse. Ja kui sajab vihma näiteks või puhub tuul, siis vihmapritsmed peksavad mulda, milles on paelussimunad toidule ja samamoodi ka tuul levitab ussimune. Mitte küll kaugele, aga siiski piisavalt, et maas olevad näiteks marjad või köögiviljad võivad saada siis munad endale külge. Levik pinnase kaudu on selliste pisikeste mikroskoopiliste organismide puhul tavaline. See ei ole ainult siis alveokokk-paelussi küsimus, et täpselt samamoodi levivad ka teised mikroorganismid ja osad neist võivad olla samamoodi patogeensed. Põhjustada siis haigusi inimestel või loomadel, kes nende munadega kokku puutuvad. Samas on hea välja tuua, et kuigi me teame, et alveokokk-paelussid on Eesti looduses olemas,
siis Terviseameti andmetel on siiski tegemist inimesel harva esineva haigusega. Kuid sellegipoolest me ju ikkagi tahame süüa oma aiasaadusi ja metsasaadusi ja tegelikult saab ju seda ohutult teha. Ehk siis mida me saame teha, et parasiidid ei satuks meie toidulauale? On päris mitu asja. Esiteks on loomulikult hügieen. Et parasiidinakkused on väga selgelt hügieeni küsimused. Et Euroopa riikides on nad pigem harvad, samas kolmandates riikides, kus hügieenitingimused on kehvad, on nad väga levinud. Ehk siis kõige lihtsam asi on isiklik hügieen, pesta käsi enne söömist, enne toiduga tegelemist. Alati on väga hea pesta ära köögiviljad, pesta ära marjad enne nende tarvitamist. Et see ei puuduta ainult aia- ja metsasaadusi oma aiast või oma metsast, vaid ka poest ostetud köögivilju ja marju. Et neid on sageli katsunud väga paljud erinevad inimesed juba korjamise käigus, pakendamise käigus, poes katsunud erinevad kliendid, nii et mõistlik on pesta ka toiduks tarvitatavaid köögivilju, juurvilju, puuvilju. Ning selleks, et lemmikloomad ei levitaks ussimune, tasub anda lemmikloomadele regulaarselt ussirohtu. Tulles nüüd tagasi selle maasikate uuringu juurde, siis seal oli välja toodud statistika Eestis müüdavate maasikate kohta. Aga kas riskid on sarnased ka mujalt riikidest pärinevate marjade puhul? Jah, nii on. Need parasiidid, antud juhul siis alvekokkpaelussid, on levinud ka mujal. Et Euroopas on 2 suuremat nii-öelda looduslikku kollet. Üks neist on Kesk-Euroopa, Austria, Saksamaa, Šveits ja teine on Baltimaade lõunaosa ja Poola põhjaosa, kus parasiit on tõesti väga levinud looduses ja seal piirkondades on väga sageli nakatunud ka inimesed. Et rääkides nüüd uuringu tulemustest, siis need kajastuvad ikkagi ühte konkreetset väljavõtet teatud ajaperioodist. Väga hea näide siin on Poola, antud uuringus ei leitud, et Poola maasikad oleksid olnud saastunud ussimunadega, küll on Poolast varasemate uuringute käigus leitud ussimune ja ikkagi päris palju. Antud uuringu puhul ei saa öelda, et see oleks nüüd täiesti lõplik. Pigem on paelust levinud ka teistes riikides ja sellega peab lihtsalt arvestama. Ehk siis vahet ei ole, millise riigi maasikaid me sööme ja teisi aedvilju, puuvilju, et pesta tuleks neid ikkagi samamoodi ja hügieenireegleid jälgida igal juhul. Et jah, tõepoolest, pesemine, marjade pesemine, salatite pesemine on väga hea ettevaatusabinõu. Aga millistele teistele aia- ja metsasaadustele veel võiks siis tähelepanu pöörata, kui soovime parasiidi riske maandada? Nagu juba varem mainisin, eelkõige on saastumisoht köögiviljadel või marjadel, mis kasvavad maapinna läheduses. Maasikad on üks neist, samamoodi on salatid, erinevad maitseained, basiilikud, tüümianid, kõik, mis kasvavad puhtmana maapinnal ja mille peale, kui võimaliku potentsiaalse nakkusallika peale isegi ei tule. Aga saastumisrisk madalatel sellistel puhmastaimedel on täiesti olemas. Nii et neid tasuks pesta. Tulles nüüd tagasi lemmikloomade juurde, siis lemmikloomad ju tihti magavad voodis, limpsivad nägu inimestel, et milliseid isikliku hügieeni põhimõtteid peaks loomaomanik kindlasti jälgima, et vähendada parasiitidega nakatumise riski nii iseenda kui pere jaoks? Vastates sellele küsimusele ma alustan ikka jälle isiklikust hügieenist, ehk siis kätepesust, enne söömist, pärast loomaga mängimist, tema katsumist
ja loomaomanike puhul tuuakse välja riskina ka see, et nad söövadki samast kausist või limpsivad sama jäätist. Et see kindlasti on üks riskiallikas sonootiliste haigustekitajate edasilevikul. Ja samamoodi peetakse riskiallikaks ka ühes voodis magamist. Kui palju nakatuvad inimesed lemmikloomade vahendusel, just et see ei ole teada. Aga riskina seda siiski käsitletakse ja soovitatakse selliseid ühise söömise ja koos magamise praktikaid vältida. Et loomulikult on armas, kui loom tuleb kaisu ja on seal nii toredasti ja rahulikult, aga sellist igapäevast rutiini ei soovitata sellest küll sisse harjutada ei loomale ega inimesele endale. Ja lisaks eelnevale, mida soovitaks teha, on loomade eemale hoidmine toidu valmistamisel. Et mitte lasta neil toidu juures olla, mitte lasta neil pooltooreid või valmistamisel olevat toitu limpsida ja ka laua pealt toitu varastada, sest et limpsides või ampsates nad võivad saastada terve lauapinna või lõikepinna, kui seal on midagi valmistatud. Et need oleks, ma arvan, kõige paremad soovitused. Kui nüüd see teema kokku võtta, siis millised on sinu kui eksperdi kõige olulisemad soovitused, et inimesed, koduloomad ja ise kasvatatud või korjatud saadused oleksid tarbimiseks võimalikult ohutud? No ikka jäävad need 3 soovitust, ehk siis hoida isiklikku hügieeni, eelkõige pesta käsi, siis soovitan pesta salateid, marju, puuvilju ja 3. anda loomadele ussirohtu. Suur aitäh sulle, Epp, et parasiitide ja nende vältimise teemadest meile põhjaliku ülevaate andsid ja aitäh ka sulle, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Loodan, et said tänase teemaga seoses nii mõndagi huvitavat teada. Ja selleks, et ka meie järgmised podcastid ja muu põnev info sinuni jõuaks, soovitan sul jälgida Labrise sotsiaalmeediakanaleid. Lingid selleks leiad podcasti tutvustuse alt. Kuulmiseni!